peapiiskop, austatud Taani suursaadik, lugupeetud külalised, head Toomkooli lapsevanemad, õpetajad ja õpilased. Me teame, et Tallinna Toomkooli on läbi ajaloo avatud ja suletud mitmeid kordi. On selleks põhjuseks olnud majanduslik kitsikus või poliitiline olukord, ei omagi täna enam nii suurt tähtsust. Mõni lugu, mis tundub lõppenud olevat, saab järje omal ajal. Tänu 2011. aastal taasavatud koolile on meie eesõigus ja kohustus seda omal ajal alustatud ja elatud hariduselu kanda ja hoida tänasel päeval ja viia homsesse. 15. august 2011. aasta oli eriline päev meie kõigi jaoks, kui võtsime selle hulljulguse, et ajalooline Toomkool taas avada. Siinkohal minu siiras tänu tolleaegsele peapiiskopile Andres Põderile, kes andis oma õnnistuse kooli taasavamisele. Lisaks sügav kummardus neile inimestele, eriliselt lapsevanematele, kel oli ja on jätkuvalt usku, tahet ja pealehakkamist, et tänane ja ka homne päev Eesti haridusmaastikul võiks taas laiem ja rikkam olla. Taasavatud Toomkooli eesmärgiks on kristlikele väärtustele ja kultuurile toetava kaasaegse heatasemelise üldhariduse andmine, õpilase sõbralikus ja õpetajat väärtustavas keskkonnas. Selle saavutamiseks toetame läbi õppe- ja kasvatusprotsessi iga õpilase arengut ühises koostöös kooli ja koduga. Kõik see on kandnud nii head vilja, et viimase 8 aasta jooksul on meie õpilaste arv 8-kordistunud ning on Toomkooli ajaloo jooksul suurim. Äsja tähistasime Eesti Vabariigi 100. aastapäeva. Juubeliürituste raames kõneldi palju meie iseseisva riigi tekkeloost ning kõigest, mis mahub ühe sajandi sisse, alates riigikaitsest või majanduspoliitikast ja lõpetades kultuuri- või hariduseluga. Ometi teame me, et hariduse andmine siin 800-aastasel Maarjamaal on tunduvalt kauem kestnud. Toomkooli vilistlase Erik Tomsoni sulest ilmus kooli 650. aastapäevaks raamat Tallinna Toomkooli ajalugu 1319 kuni 1939. Oma saksakeelses raamatus annab ta suurepärase ülevaate meie kooli algusaastatest, tõusudest ja mõõnadest, muredest ja rõõmudest, pidu- ja argipäevadest. Lubage, et loen Tomsoni raamatust ühe katke. Õigemini on see katkend Esimese maailmasõja eel Rüütli ja Toomkoolis toimunud aktusel peetud direktor professor dr Joosef Leesiuse kõnest. Tsitaadi algus. Sugugi mitte vähem tõsised pole ülesanded, mida uus aeg meie noorte ette seab. Kool peab seda enam, et ta töötab hoopis erilistes tingimustes, teostama veel rangemat valikut, kui see oli varem, et koolist jõuaksid ellu ainult tõepoolest kasutuskõlbulikud elemendid. Ruumi tuleb jätta nooruslikkusele elurõõmule, muretule rõõmsameelsusele ja päikselisele huumorile, mida noorus nii väga vajab, kuid noorus peab hakkama varakult harjutama end ka enesekasvatusega ning asuma tööle iseendaga. Juba poisi õmsikas suudab mõista, et elu ei ole nauding,
vaid töö, mida meil tuleb teha. Ta suudab mõista, et sellest hetkest peale, kui vanemad ta kooli saadavad, on tal elukutse, mis paneb talle kohustused ja nõuab suure osa päevast. Ta suudab samuti vägagi hästi mõista, et ta peab nägema igas kaasõpilases eelkõige kaaslast ja et ta ei tohi end sugugi sellepärast teistest paremaks pidada, et mõni teine on ehk füüsiliselt nõrgem või et on saanud Jumala poolt kaasa vähem annet oma tööga kergesti hakkama saada või et kellegi vanemate kodu on teistsugune kui tema oma. Meie kool on raskem kui riigikool ja see on hea. Kool on tervik, mis ei koosne ainult direktorist ja õpetajatest, vaid samavõrd ka õpilastest ning just meie kool peab end eriti oma erilises olukorras alati ühtse tervikuna tunnetama ja selliselt ka toimima. Tsitaadi lõpp. Ja tundub, et polegi vaja midagi suurt lisada. Toomkool on läbi sajandite nii ka täna väärtustanud lisaks heatasemelisele hariduse andmisele ka inimeseks kasvamist, kes armastab ja teenib ligimest ja Jumalat. Andku Jumal meile tarkust ja jõudu, et käesoleval aastal 700. aastapäeva tähistab Tallinna Toomkool kestaks veel üle mitme järgneva inimpõlve. Nii kaua, kui mäletame ja talletame oma loo, saame selle edasi pühendada järgmistele põlvedele. Just nii sünnibki ajalugu. Seepärast teen tänasel päeval ettepaneku, et 15. august, mida oleme nimetanud taasavatud Toomkooli sünnipäevaks, jääks samamoodi nagu kõik teisedki olulised päevad meie kooli ajateljele, mida mäletame ja meenutame hea tundega. Minu ettepanek on alates käesolevast aastast nimetada Tallinna Toomkooli ametlikuks sünnipäevaks just esmamainimise päeva 3. jaanuarit. Nii saavad ajaloo ja tänase päeva otsad kokku seotud ning saame oma kooli looga, ajalooga taas edasi minna. Palju õnne meile kõigile! Tallinna Toomkooli poolt tänada ja kinkida veel 3 kooli laualippu just nendele institutsioonidele, tänu kellele sai võimalikuks 8 aastat tagasi Tallinna Toomkool taas avada. Suur tänu, Eesti Evangeelne Luterlik Kirik! Suur tänu, Tallinna piiskoplik Toomkogudus! Suur tänu, Vanalinna hariduskolleegium koos Miikali ühendusega!